Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas kasutada sellist rakendust nagu Screencast-O-Matic ekraanisalvestuse tegemiseks. Sellesse keskkonda on võimalik teha ka konto, aga tegelikult ei ole see vajalik, kui ma pärast jagan seda videot hoopis mõne teise kanali kaudu, et kas ma panen ta kuhugi siis Drive'i üles või siis panen YouTube'i, siis mul kontot ei ole vaja. Selleks, et tegutsema hakata, pean ma siis minema aadressile screencast-o-matic.com. Valime siit siis Start Recording for Free. Nii, ja nüüd esimene asi, ma pean siis nagu avama selle rakenduse, millega ma seda salvestust teen. Siit alt saan ma vajadusel valida ka keele, ma jätan praegu inglise keele ja nüüd klõpsan Launch Free Recorder. Ja kui ma seda esimest korda teen, siis tavaliselt mul palutakse arvutisse alla laadida ka siis üks väike programmikene, et seda teha. Minul on see juba alla laaditud endal ja mina saan klõpsata siin üleval Open Screen Recorder. Seda on siis, seda allalaadimist on vaja siis üks kord teha. Ja mõne aja pärast avatakse mul siis selline väike aknakene, mille abil see salvestamine siis pihta hakkab. Siin on võimalik siis teha mõned otsused ka, kas ma salvestan ekraani, salvestan ma veebikaamerat, siis lülitatakse sisse minu veebikaamera, või siis salvestan ma mõlemat, nii ekraani kui ka veebikaamerat, siis ma saan selle veebikaameraga tõsta siis sinna kohta, kuhu ma siis parasjagu tahan. Tavaliselt õpetajad salvestavad ainult ekraani. Tasuta versioonis on võimalik salvestada kuni 15 minutit, aga see on täiesti piisav aeg selleks, et teha üks videolõik. Üle 15 minuti ei tohikski need videod olla. Kui teil on mingi pikem asi, siis tehke see lihtsalt erinevateks juppideks. Siis ma saan otsustada, et kas ma salvestan terve ekraani, mingisuguse aktiivse akna, või siis on siin ka antud sellised väiksed võimalused, et kui ma nüüd valin näiteks seda 120 punkti, siis ta annab mulle sellise ekraani suuruse. Ma saan tegelikult seda kasti lohistada ka väiksemaks, kui ma tahan, ja tõsta siis sinna, kuhu ma tahan. Et nüüd oleneb jälle siis sellest, et mida ma siis salvestama hakkan. Nii, ma võtan praegu ikkagi tagasi selle täisekraani. Siis on võimalik siit valida mikrofoni, et kui mul on mitu mikrofoni, mul on siin näha nüüd, et mul on ka olemas USB-ga mikrofon, siis ma saan selle valida. Ja arvuti enda heli kahjuks salvestada ei saa, sellepärast, et see nõuab jälle tasulist kontot. Aga see oleks siis see, et kui ma tahan näidata, kuidas mingis mängus keegi räägib või mõnes videos, et seda siia ei saa panna. Ja siis siin all on veel siis, kui ma klõpsan selle preferentsist peale, siis mul tuleb veel selline väike lisaaknakene, et kus ma saan siis panna endale kas mingisuguseid klahvikombinatsioone, mis aitavad minul tegutseda, kas siis seda veebikaamera preview'd vaadatakse, kas on kursorit näha ja nii edasi, nii et siit võite siis veel katsetada erinevaid asju. Ma panen okei, midagi muutma ei hakka. Nii, ja salvestamine käib siis nii, et ma klõpsan record nupu peale, siis mul ekraani peal tehakse 3, 2, 1, go ja nüüd ma hakkan rääkima. Nii, ja räägin, selgitan mingit asja, näitan ja siis, kui salvestuse olen ära teinud, ma võin ka juppide kaupa teha, siis vajutan siia alla punasele nupule. Ja nüüd on mul siis kaks võimalust, et kas ma siis kuulan üle selle 3, 2, 1, go ja nüüd ma hakkan rääkima. Nii, ja räägin, selgitan. Nüüd vajadusel ma võin selle ära kustutada, kui see mulle ei sobinud. Samuti on võimalik jätkata salvestamist veel, et kui ma tahan midagi juurde rääkida. Nii, et nüüd ta ütlebki, et sellest jätkan. Nii, ja nüüd ma räägin edasi, selgitan veel midagi, võib-olla tegin teise akna lahti, panen uuesti kinni. Nii, ja nüüd mul on siin näha, et mul on tegelikult siin juba 2 salvestust. Ja kui ma olen sellega valmis saanud, siis ma vajutan done. Ja nüüd on niimoodi, et siin ka pakub nagu selle video toimetamist, seda jälle tasuta kontoga teha ei saa. Valin siis save upload. Ma võin nüüd siis oma selle video veel korra üle vaadata. 3, 2, 1, go ja nüüd ma hakkan rääkima. Nii, ja räägin, selgitan. Nii, ja nüüd ma räägin edasi, selgitan. Mida ma siin saan vajadusel teha? Ma saan natukene otsi ära lõigata, et kui midagi alguses ma pidin avama või mingeid asju, siis ma saan siit neid asju veel niimoodi lohistada, et neid oleks siis vähem. Ja siis on mul siis vaja valida siit, et ma salvestan ta esialgu videona endale arvutisse.
Minul alati ei ole otse YouTube'i laadimine õnnestunud, et ma olen kõigepealt siis faili nad alla laadinud endal, nii et siis võtan selle save. Ja nüüd mida ma siis teen? Ma valin faili tüübi, MP4 on täiesti hea variant, võin panna talle nime, valin ära siis kuhu kausta ta mul arvutis läheb, siin browsi alt on võimalik siis valida, kus ma tahan, et ta on. Mul on ta praegu videode all, kas ta on. Siis kas mul kursorit näidatakse või ei näidata. Kui teil on mingi esitlus, võib-olla see kursor segab, siis ma võtan näiteks selle ära, et kursorit ei ole. Ja neid captioneid meil siin praegu ei olnud. Ja siis, kui ma panen publish, siis see video salvestatakse mulle arvutisse. Nüüd ma võin siis teda kohe panna, et mängi. Ja ta mängitakse mulle ette. Ja nüüd ma hakkan rääkima. Ja selle video võin ma siis pärast jagada õpilastega sellisel viisil, nagu ma tahan.